leinahunnikust. Ja siga on välistingimus väga lihtne pidada. Endal mugav olla ja seal ka. Vabas looduses, aia sees. Kuidas nad talvel vastu peavad? Ilusti, meeldib väljas. Magavad heina sees oma kuudis ja -20 kraadi pole neile probleem. Aga kuidas nad sellega ära harisid? Sellega koheselt selles mõttes. Tšokki neil küll ei olnud õues elama hakata. Ja osad ongi sündinud juba väljas. Ja kui nad praegu lauta viia? Nad tapaks ära üksteistest. Nad ei suuda kuskil ruumis kitsas olla. Hakkavad lõhkuma. See siga, mis väljas olnud, seda ei pea ükski laut kinni. Ta läheb stressi täis ja lõhuvad ja see ei on looma piinamine. Kuidas nad selle aasta seakatku üle elasid? Siiani on hästi vastu pidanud. Tuleb karta seakatku ja riiki, õigemini veterinaarametit. Miks veterinaarametit? Nemad tahavad ära tappa sigu. Kas on käidud ähvardamas ka? Jaa. Tuleme laseme maha sead. Joo. Kui kaua te olete neid sigu pidanud niimoodi õues? 6 aastal. Kes enam mäletab? Need 2 suurt valget ongi pisikese põrsana suurest farmist toodud. Kui sünnivad väiksed põrsed, siis üldiselt põrseid hoitakse. Aga kõige väiksemad sead, keda enamasti kiusatakse, need hakkavad põrseid kiusama. Et siis on neil võimalus näidata, et me ei ole nii tugevamad. Hierarhia on väga paigal. Kas nad kaitsevad ka teineteist? Jaa. Liiga elased ära. Aga kust on tulnud need metsjad? Seal on riigi osad. Metsast tuleb kult. Ja tuleb leiab endale sobivad emised. Siis kui on emisel kuldi otsimise aeg, siis ükski aed kinni ei pea neid. Kas aia alt või aia peal, midagi ikka saab. Kas on nagu erinevus ka nende metssigade ja kodusigade vahel? Väga suurt võib-olla ei olegi. Tuleb välimuse. Kodused on ka sellised.
looduslähedaseks saada. Oligi, et siga ja kanna need loomad, kes pidid siis suvel ise söönuks saama. Need elasid õues ja neid ei toidetud. Need pidid söögi endale ise leidma. Selles mõttes saavad hästi hakkama. Sõbralik on küll. Sügamist tahab ka. Mis sa pahandad? No, mis sa pahandad? Siia ette tule, muidu nad ju kardavad. Üle mitme aasta raudsiga. Küsija. Jaa. Mida tahab teha? Ta tahab pai võib-olla saada. Kas võib jälle minna sea peale? Ja siia. Matsu, tita. Aga kuhu homme tulema peab? No, kes või saanud politsei juurde? Järutab läbi, leiame lahenduse, kes on omanikud. Aga kas te olete saanud omanik? Ei ole. Kas teie abikaasa on omanik? Ei ole. Kaja Pihlak? Ei ole. Vabandust, kes teie olete? Mina olen meediast fotokuu ettevõtte ja ma filmin seda üritust praegu. Tubli. Et me üritame selgitada, kes on nende Mäeotsas olevate sigade omanik. Et eelnevalt kuulisite Helem-Mari ettevõttel, kelle omanik oli Kaja Pihlak. Ja politsei täpselt selle jaoks ametiabi. Kui nad ei taha koostööd teha, siis tuli politsei kaasa jõudnud. Aga mis te teha tahate? Me tulime küsitlema teda. Kelle seadet on? Kes tahavad ära tappa? Ei taha kedagi tappa praegu. Oodake. Homme ju tahate. Me tuleme sundtäitmist, ei taha tapmist.
ära viimist äkki, võib-olla ka laskust ei tea praegu. aga kuhu te viite need sead siis? Te tahate neid ära viia? Kui tahate pärast küsitleda, siis pöörduga pressi selle jaoks saame praegust teeme menetlustoimikud. Te võite kõrvalt jälgida, aga ärge segage. Küsitluse võite pärast teate siis, kelle oma, kelle selle poole jälle kirjutab vastatud, võite paberist järgi vaadata. On küll, on. Seal on paberite peal öeldud lihtsalt, et Helemari ettevõtte on lõpetanud tegevuse. Aga öeldud ise kelle oma, ei saanud praegu. See oleks ära Me oleme lahendada. väga otse küsinud, kas need on Kaja Pihlapi omad, kas need on Raimond Pihlapi omad või kas need on, kuidas selle vanaperemehe. Me ei tulnud siia hoovi niisama. Me tulime nende jälgide pidi, mis söötmis jälgide pidi, mis siia hoovi tuli. Selle maja juurde. Kas nad kuuluvad teie perekonna ringi kellelegi? Ei kuulu. Teie perega ei ole absoluutselt nad seotud seal. Nad on seotud. Kuuluvus, kui seda ei ole praegu. Seda on probleem. Kes neid toitmist käib? Ei, nad on mingid toidet. Aga kes neid teeb toitmist? Ma ei teada. Aga ega nad ise ju ei saa toitu kätte. Nad ei käi aia tagant ja võtmas toitu. Nad ei tohi käi kudu. Kuidas nad nagu töödetud saavad? Ei ole midagi töötmas. Nad peavad uurima nüüd. Teie ei ole siis kordagi mitte kunagi käinud söötmas? Ei no kunagi ikka käis. Ei, ma mõtlen nüüd peale seda, kui... Ei, ma olin ära. Vahepeal. Põhimõtteliselt ma saan aru, et praegu käib minu kui järelevalve töö takistamine. Kuidas see käib? Sest et ma ei saanud üht konkreetset vastust. Ma olen saadnud vastused, kirjalikult on kõigile vastatud. Mingid häma ei ole, väga konkreetselt on käinud kõik. Ei, absoluutselt ei ole. Mul on nüüd kirjad ja alles, mis te saatnud olete. Aga siis tulen homme vaatame üle. Kas või teeme nii? Mis kell me teeme? Helistate kõik kokku. Jah, ma just ei öelda. Aga siis homme näeme. Aga numbrid on nad pärast. Aga see nüüd ei tähenda, et see nüüd seda ei tähenda. 5-8. Jah. 369. Oot, üks moment, ma ütlen vabalt. Et ma võin homme nagu rahuliku südamega tulla, et siin samal ajal tapatalgusid ei korralda. Teab küsimust alla, mõtleme alla. Saame ikka tulla homme. Aga mis teil nende sigade vastu on? Kas te olete uurinud, missugune olukord on praegu Eestis seoses sigade Aafrika katkuga? Ja ma tean, et suured laudad on, mitmed on siin tühjad juba. Et ma arvan, et kõik see küsimused, edasised küsimused esitage meie ka pressi esindajale, et ma arvan, et te saate ammendava vastuse sealt. Või uurite juba olemasolevat meedias ilmunud artikleid? Neid me oleme uurinud. Aga me ei saa aru, miks neid asju on vaja siis politseiga niimoodi lahendada, et tulla hoovi peale. Edasised küsimused tulevad kõik meie pressi esindajale. Politsei tuli siia ametiabi kaitsesse. Kui te tahate filmida, siis öelge ilusti, et te tahate filmida, ärge tehke seda salaja. See on vale niisugune salaja, te peate teavitama seda filmida. Mind kui politseiametnikku, meid ametnikke, riigiametnikke võib filmida. See ei ole üldse küsimuse probleem. Aga ärge tehke seda salaja, vaid teeme koostööd. Teeme koostööd ja teeme ilusti menetlust ja filmige ilusti. Ei ole vaja filmida salajale, me vastame nii palju küsimustele, kui saame ja kõik. Et see on tore, kui meedia tahab avalikustada ja tahab anda välja asja. Aga kui te tahate küsimusi, ma arvan, et Raimo Pihlap oskab kõige varem vastata. See on tema kõik või? Ma arvan küll praegu, jah. Jah, tänast. Ega sinist targemaks ei saa. Okei. kõik on lihaks. Hävitasite kari ära. No jah, mis muud üle jäi. Nii kaua pressiti peale, et
iga nädal. Aga isegi pidasin vastu 6 kuud. Kui kaua sa kokku neid sigu pidasid? No ma arvan, 6-7 aastat vast. Obi rohkem ja ega siis alati, kui lihaks ka tuli, siis ikka kahjud ära. Ja mis esimesed sead olid, vaata need muutusid eriti omaks, mis kauem oli, need olid lõpuni. Mis need nimed oli? No ega neid kõigil ei olnud, aga mul ühel oli üks must mets, mis see metssiga täielikult oli, see oli Benton. See oli ikkagi üks must tume, siis ma panin, et jah. Aga mille pärast siis mitte sead ära siin? No selle katku pärast. Aga siin ümberringi ju metsas surid maha, aga minu sead jäid ikka üles. Mõni arvas immuunseks muutusid, aga nii käis olla seal 10 tükki ja niimoodi, et mõni oleks pidanud ikka minema haigeks jääma, see lihtsalt. Aga oli siis katk? Ei olnud. Terved oli? Terved sead. Mis nad siis, mis sulle öeldi siis? No kord on niisugune ja siis eks siin inimesed käisid ka kaebamas ja peale kadedat ja ega siis mis siin veterinaarialgi muud siis nad pidi ka oma tööd korralikumalt tegema. Aga kes selle karja siis ära hävitas? No siin tuli ega ma ise läksin selleks ajast kodunt ära, jah. Mis tunne siis on? No peab kõigist üles, samal oli päris sant. Aga kuidas lapsed seda vastu võtsid, seda uudist? Ei ära alul me nagu ei rääkinudki ja ikka pikka mööda seda. Ja. Isegi laskjatel oli kahju olnud. Ütles, et metsas on teine asi, lased maha. Aga siin aias on midagi muud. Kas mõnda siga võis ka oma pereliikmeks juba pidada? No tegelikult 4 tükki kindlasti on sellised, mis on lähedaseks saanud. Mul on siis mina, naine, see on 2 poega, siis teisel pojal on see naine, siis 5 last. Sul on ju veel 2 tütart ka, keda sa ei maininud. No jah, nemad ei ole siin, aga eks sink ja liha ikka said. Ja. Et see leibkond, ja. keda Ja. toitis Ja. Ja. Kas lapsed sealiha söövad? No ega raske oli nendel ikka vaadata oma siga, siis on ikka väga raske ja vahel pidime ära petma. Muidu ei saanud, ega omalgi oli, Ja ega siga kah hoidis, kui oli aiast välja saanud, ikka said tee peal kätte, tuli auto juurde ja sõitsid tasakese eest, tuli aeda tagasi auto järel. Ja. Ei, siga on tark loom.
kas sa uuesti hakkad sigu pidama? Elu näitab. No, vaatame, mis edasi toob. Seda ei saa kunagi öelda, ei hakka, aga noh, ma usun, kui võimalus tuleb ja need iga valitsusaega nendega jamad. Vanast Vene aegu pidid varjama, ei tohtinud loomi palju olla, pidid peitma ja nüüd on täpselt samuti. Kas Stalini ajal ka tuldi ja lubati maha lasta loomad? Ei no siis oli, noh, mina olin siis poisikene, aga oma teatud arv võis olla. Sigu rohkem oli ja siis... Aga seda ei olnud, noh, see kohalikes olenes väga palju. Nii et praegu oli olukord hullem. Jah. Siis oli ka võis ainult üks lehm pidada mullikas, meil vahepeal mul emal 3 lüpsi lehma ja jah, ei olnud hullu midagi. Aga praegune olukord on ikka hullem. No ja need farmides ka, ega nad kõik haiged ei olnud, siis oleks saas nähagi tugevamades elama jäänud ja elu edasi läinud. No siis oleks põhjasõjaegu ka inimesed pidanud ka kõik maha tapma. Jah. Külade kaupa kohe. Jah. No kui nüüd ka mingi taud inimestel tuleb, siis kuskil seal külas vanade kodus, kõik, seenad ja kõik. Sellise metoodika järgi. Kas põhjasõjagu kaks koolerad veel kõik ära ei surnud. Jah. No see käib ju kampaania. Jah. Siin on jahimehed, no vaata lasevad metsas sea maha. Aga siis on niisid tehtud ka, et panevad külmkappi. Järgmise tapetas nad ei võtagi sealt, viiakse see samas proovist võetakse järgmist seapäev. Kõik oli erinev. Ühe sea proov, aga iga seakott oli erinev. Ja oli immuunseid sigu ka ju metsas? No oli ikka, jah. Aga no kui immuunsega, see näitab ikka, tal on see pisik, aga seal ei olnud üks proov oli ja viisid 4 sea pähe. Selle ühe proovi, noh, jagasid ära. Iga proov oli esi näitas. Iga siga oli. Kas seal tehti küll see proov? Pandi suvaliselt nii üle ühe.